Hei, tere tulemast kohvipausile. Eelmisel nädalal juhtus selline naljakas asi, et teie nägite intropilti ja pisikest mind ja mina nägin laivis olles, et mina olen kenasti laivis, nii et loodame, et täna ma olen ikkagi kenasti suure pildina ja te ei pea pisikesest lukuaugust mind vaatama. Mina olen Õnnele Seinamets. Täna on järjekordne kohvipaus ja tänane teema, millest ma tahan rääkida, on seotud sellega, kui inimesed hakkavad mõtlema, et kas valida virtuaalassistendi amet. Ehk siis täpsemalt, kas teha seda lisatööna või päriselt validagi uus suund. Sest alati, kui me vaatame teiste teekondi, siis jääb selline mulje, et selleks, et alustada, ma pean kohe kõike teadma ja ma pean justkui teadma, kuhu ma välja jõuan. Ja kas sellest saab lisaraha teenimise koht või hoopis sinu uus karjääripööre. Tegelikult sa ei pea seda kohe teadma. Palju olulisem on see, et sa saaksid aru, milline samm täna just sinule sobib. Mitte see, mis oleks sinu ideaalne tulevik, vaid just täna. Ja virtuaalset assisteerimist ehk siis virtuaalassistendi ametit saabki alustada kahel viisil. Ehk siis esimene võimalus on see, et sa teed seda lisatööna. Nii nagu mina alustasin, nii nagu paljud teised on alustanud, ehk siis põhitöö kõrvalt. Teine võimalus on see, et sa lähed kohe pea ees tundmatusse ja võtad selle variandi, et sa lood sellest endale täiskohaga ettevõtja rolli. Siin ei ole see, et üks on parem või teine on halvem. Nad on lihtsalt täiesti erinevad. Nad erinevad juba teineteisest seetõttu, et algus on erinev. See tempo on erinev, mis sa sinna sisse paned. Siis koormus on juba erinev. Neil on ka täiesti erinev riskitase. Ja mõnele inimesele sobib see, et ta alustabki rahulikult, katsetab samm-sammult, teeb väikest tutvust alles selle maailmaga ning siis teab, mis edasi teeb. Teine on jälle selline, kes tahab nüüd kiiresti ja kohe ja ta ongi päriselt valmis rohkem panustama. Ja siin ongi see koht, mida mõtle enda jaoks. Kumb tundub sinule õigem? Vaatame nüüd lähemalt seda, kui sa teeksid seda lisatööna. Lisatööna tähendab see seda, et sul on põhitöö alles ja sa teed VA tööd õhtuti, nädalavahetustel või muul paindlikul ajal. Sõltub sellest, milline on sinu põhitöö olemus. Ehk siis see on selline vaikselt tasapisi liikuma hakkamine. Sa ei pea kohe suurelt oma elu ümber korraldama. Sul ei ole vaja loobuda kindlast sissetulekust. Ja nagu ma rääkisin ka sellesse tundmatusse hüppamine, see jääb sul ka selles mõttes ära, et sa lähed pea ees tulle, vaid sa hakkad vähehaaval seda maailma avastama. Ja sa saadki läbi selle aru, kas see amet sulle päriselt sobib. Kas sulle meeldib olla selles rollis üldse? Kas sulle meeldib ettevõtjatega koostööd teha? Kas sulle meeldib vaadata, milliseks sinu teenus kujuneb? Millist teenuseid sa pakkuma hakkad? Kas sulle meeldib selline paindlikkus ja teistsugune tööviis, kui on klassikaline palgatöö? Seda kõike saad sa lisatööna tegelikult katsetada. Ja see tunnetus tulebki läbi selle, kui sa lihtsalt katsetad. Ehk siis see katsetamine ja lisasissetuleku loomise soov on siis see üks võimalik viis, kuidas alustada. Sest siin ei pea sa palju riske võtma. Sest palgatöö on sul olemas, sul on ikkagi teatav kindlus olemas. Vaid see ongi see koht, kus sa tahad hakata sinna palgatöö kõrvale mingisugust puhvrit looma. Ja siin võib-olla puhvri loomisega ongi hea mõelda selle peale, et miks sa seda puhvrit luua tahad. Sest siis on see motivatsioon ka suurem.
ning sulle sobibki see lisatöö variant siis, kui sa vaikselt tahad edasi liikuda, sa tahad alles seda enesekindlust koguda ja, ja siis saaksid sealt nagu suuremalt edasi liikuda. Siin ongi hästi oluline aru saada, et kas see viis alustamiseks on ka sinu jaoks jätkusuutlik. Kas sinu elu, kas sinu pere, kas sinu töökoormus ja praegune rahaline seisukord ütleb seda, et see on see viis, kuidas on mõistlik alustada. Ehk siis selle valiku sa teedki. Alustadki lisatööna. Ja teine võimalus on siis see, et sa lähed pea ees tulle ja alustad kohe ettevõtjana. Ehk siis sa ehitad enda teenuse äri ülesse. Ehk siis sa ei tee teda pisikeste sammudena, lisatööna, vaid sa lähed pea ees tulla. Sa päriselt mõtled läbi oma teenused, millega sa saad aidata. Sa oled valmis panustama rohkem aega turundusse, nähtavusse. Sa tegeled klientide leidmisega oluliselt teadlikumalt, kui sa teeksid seda lisatööna. Ehk siis ettevõtjana alustamise puhul või siis ainult selle ettevõtjana alustamise puhul sa keskendud ainult variandile A, ehk sa ei mõtle seda, et sul on ju lisatöö, see põhitöö kõrval olemas ja ma ei pea nii palju pingutama. Siin on ikkagi see, kus sa paned täie rauaga. Ja sa kujundadki seda virtuaalassistendi teenust sellisena üles, et ta saaks olla sinu peamine suund. Ja siin on ka see tempo on teine, kui sa esimese variandi puhul, ongi täpselt see, et tahan, ei tee, siis siin on see, kus sa lihtsalt lähed ja tegutsed. Sa panustad aega, sa panustad enda energiaga. Need asjad ka liiguvad kiiremini. Mis muidugi tähendab ka kohe seda, et sul on meeletult rohkem vastutust. See ei ole enam siis katsetus, vaid päriselt sina oled see, kes seda ratast keeramas hoiab, mitte keegi teine. Ehk siis ettevõtjana alustades, päriselt oma äri üles ehitades ilma lisatööta, sobibki siis, kui sa oled valmis võtma seda vastutust ja sa tahad kiiremini liikuda. Sest ühel hetkel lihtsalt, kui sa näed, et sa tahad kiiremini liikuda ja sa teed seda lisatööna, siis sa pead valiku tegema. Sa lihtsalt ei ole võimeline kahte asja korraga tegema enam. Põhitöö ja lisatöö. Kui sa aga tahad seda väiksemas mahus teha, siis ei hakka üksteist segama. Ning sa pead olema valmis äri kasvatamisel, panustama rohkem aega. Sa pead olema valmis taluma seda ebamäärasust. Sest ettevõtlusega käib ikkagi kaasas see, et meil ei ole mitte midagi kindlat. Täna on väga hästi, homme võivad kõik kliendid ära kaduda. Mis siis saab? Aga kui sa tunnedki, et see on ikkagi õige aeg just nüüd minna, siis tee see samm ära. Et vahel ongi vaja seda asja, et ma teen selle sammu ära nui 4, tulgu mis tuleb, aga ma ei taha enam võib-olla olla selles kohas, kus ma parasjagu olen. Ja sa tunned võib-olla seda, et sa tahad päriselt oma kätega luua seda enda asja ehitada. Sest see kiire kasv saab ka tulla läbi selle, kui sul on aega, mida panustada. Lisatöö puhul meie aeg on ikkagi väga käputäis, mida sa saad sinna panustada. Muidugi sõltub sellest, mis on sinu põhitöö. Ehk siis tegelikkuses mõlemad variandid viivad sind sihile, kui sa soovid. Lihtsalt erinevus ongi selles tempos ja selles riskis. Üks on rahulikum ja turvalisem. Teisel juhul on oluliselt suurem vastutus ja oluliselt kiiremini liigud edasi. Ja siin võib-olla ongi see koht, mis tihti takistab inimestel üldse alustamist. Ongi see, et nad arvavad, et nad peavad valima selle kogu teekonna. Ma pean täpselt teadma, mis on järgmine samm. Ma pean täpselt teadma, mitu klienti mul on.
tegelikult sa saad alustada alguses lisatööna, otsustad hiljem, et sa teed sellest põhitöö. Sa saad alustada täiskohaga virtuaalassistendina ja hiljem saad ringi mõelda oma asjad ja teha seda võib-olla hoopis lisatöö korras. See on täiesti okei. Ükski variant ei ole vale. Sa pead lihtsalt aru saama, mis sinu jaoks tundub täna realistlik. Ehk siis sa ei pea lõpuni välja mitte midagi teadma. Küsi parem endalt seda, et kas sa tahad praegu turvaliselt katsetada? Kas ma tahan kõigepealt üldse aru saada, mis amet see selline on? Kas ma tahan luua lisasissetulekut? Kas ma tunnen, et ma olen valmis rohkem panustama ja kiiremini kasvama? Ehk siis need küsimused endalt võib-olla aitavad sul natukene ära otsustada, millisel viisil üldse alustama hakata, kui sul soov on. Ja siis sa saadki liikuma hakata. Üks võimalus sul arusaamiseks on tegelikult osaleda virtuaalassistendi baaskursusel. Sest selle 4,5 kuu jooksul me läbime 9 mooduli jooksul mitmeid erinevaid teemasid, mis aitavad sul aru saada, kas see amet võiks olla sinu jaoks. Ja see ei tähenda, et sa pead juba midagi oskama. Ei pea, alustatakse nullist. Ja kõige lahedam ongi nende baaskursuse õpilaste juures see, et nad tulevad täiesti ebakindlalt. Ja nad lahkuvad sealt ikkagi päris enesekindlalt. Neil on juba paigas, mida nad tahavad. Neil võib-olla on esimesed koostööd juba taskus. Ja nad on nagu aru saanud sellest, mida nad tahavad teha. Ja nad on aru saanud sellest, mida nad ei taha teha. Ehk et isegi kui sa täna oled väga tubli korraldaja, sul on väga hea suhtlemisoskus, sa oled kohusetundlik ja täpne, sa oled ideaalne info haldamises, kliendi suhtluses, sa haldad kalendreid, siis küsimus on selles, et kuidas sa saad sellest kõigest teha teenust, mille eest ollakse ka valmis maksma. Ja baaskursuse jooksul sa sellised mõtisklused enda jaoks selgeks teed ja saadki aru, kas sa tahad saada virtuaalassistendiks. Ja täiesti okei on ka see, et kui meil on olnud õpilased, kes on osalenud baaskursusel, siis nad on aru saanud sellest, et see ei ole ikkagi nende tee, et nad ei ole valmis võtma seda vastutust, võtma seda ebamäärasust vastu, aga ometi nad on tänulikud selle eest, et nad sinna kursusele tulid sellepärast, et nad on saanud nii palju oskusi juurde, nii palju erinevaid rakendusi, võimalusi, mida nad enne ei teadnudki. Ja nii nagu ikkagi kõik see maailm, digitaalne maailm muutub, siis me oleme ka muutnud virtuaalassistendi baaskursust, ehk me oleme lisanud sinna vibe koodimist sisse, me oleme lisanud sinna küberturvalisust sisse, ehk et ka ChatGPT tundmist palju põhjalikumalt. Et need on sellised asjad, mida tegelikult läheb vaja sul ka siis võib-olla, kui sa ei taha jätkata virtuaalassistendina. Nii et anna tegelikult endale see võimalus alustada lisatööna või siis ehitadagi üles karjäär, aga peaasi, et sa teed ühe sammu korraga. Ja võib-olla see esimene samm on see, et sa tuled meiega sellele kursusele kaasa. Ägedat mõtisklemist teile ja nii tore, et te siin kaasa räägite. Kui te järgi kuulate, siis palun jagage kommentaare, oma mõtteid, sest teistel on ka väga hea lugeda neid. Mõnusat esmaspäeva jätku sulle ja tšau!